Esimene märk huulepulgast leiti juba 5000 aastat tagasi ja kõige esimesed, kes huulepulka nii-öelda leiutasid, olid sumerid, kes tegid seda siis kättesaadavatest vahenditest nagu puuviljad, nagu henna, punane savi ja nad isegi lisasid putukaid sinna. Muidugi ei olnud sellel ajal huulepulk sellisel tavapärasel kujul, nagu meie oleme harjunud, vaid pigem oli tegemist sellise möksiga. Ja sinna lisati siis väga palju erinevaid aineid juurde. Näiteks mesopotaamlased lisasid vääriskive ja mineraale. Nad purustasid selle, lisasid möksile juurde ning said siis sära andva huulepulga. Egiptlased olid aga ühed suurimad huulepulga armastajad. Nende seas olid väga populaarsed värvid must ja lilla ja just selliste intensiivsete värvide saamiseks nad kasutasidki putukaid. Aga tihti egiptlased kasutasid ka väga ohtlikke aineid, nagu näiteks pliid, mis tihti võis tekitada tõsiseid haigusi või isegi surma. Läbi sajandite on olnud suhtumine punasesse huulepulka üsna erinev. Näiteks keskajal uskusid kristlased, et punane huulepulk on seotud saatanaga ning ei ole seetõttu üldse sobiv. Üleüldse usuti, et endast lugupidav naine säravat huulepulka ei kanna. Küll aga kasutasid naised huulesalve, mis olid tol ajal populaarsed ja aktsepteeritud. Salaja nad lisasid sinna natukene värvi, et siis saada seda punakust ning tihti ka hammustasid või näpistasid oma huuli, et loomulikku punasust välja tuua. Esimest korda populaarseks sai punane huulepulk, aga Inglise kuninganna Elisabethi valitsemise ajal, 16. sajandil. Tema siis kahvatu valge jume ja punane huul lõi laineid ning sellest räägitakse tänapäevani. Siiski ei kujunenud punasest huulepulgast selline toode, mis oleks kättesaadav veel kõikidele. Esimene laialt levinud huulepulk loodi Prantsusmaal aastal 1884 ja ta oli tekstuurilt nagu praegune huulepulk, aga oli mässitud hoopis siidipaberisse. Esimene butlerisse pakitud huulepulk tuli välja 1915 ning juba 1920. aastaks oli huulepulk täiesti tavapärane asi naiste käekottides. Kusjuures 3 aastat hiljem tuli välja ka esimene keeratav huulepulk. Nüüd vaatame lähemalt huulepulga trikke. Nii, enne kui me hakkame huulepulgaga midagi tegema, vaatame üle, millised meie huuled välja näevad. Kui need on väga kuivad, siis kindlasti soovitan enne huulepulgaga alustamist umbes pool tundi huuli niisutada huulepalsamiga. Mina niisutan huuli siis hetkel meigibi ja huulepalsamiga. See on selles mõttes väga hea ja hügieeniline huulepalsam, et siia siis ei pea näppu sisse panema, et saad siis otse huulele panna ja siis kinni tagasi. Kui sa niisutasid huuli samamoodi nagu mina huulepalsamiga, sa tunned, et huuled on muutunud pehmemaks ja siidisemaks, aga samas on ka see pind siin peal libe. Ehk siis siia otse nüüd huulepulka panna ei saa, sest et see huulepulk ei jää nagu kinni ja ei jää nii intensiivne. Nii et nüüd me peaksime pool tundi ootama. Tavaliselt siis, kui meiki tehakse, siis tehaksegi nii, et kõigepealt niisutatakse huuled ära ja siis, kui kogu ülejäänud meik on valmis, siis pühid huule pealt selle üleliigse palsami maha ja alles siis tehakse huuled, et siis ei pea niiviisi oota. Mina tunnen, et veel natuke midagi on huulte peal, siis ma hammustan üleliigse huule palsami maha. Ja miks see huulte niisutumine siis nii oluline on sellepärast, et kui huuled on väga katki ja krobelised ja me värvime huuled ilusti huulepulgaga ära, siis tegelikult see krobelisus jääb kõik väga hästi paistma ja et seda siis vältida, siis tuleb vaadata, kuidas huultega olukord on. No nii, nüüd kui eeltöö on tehtud, siis võimegi hakata huuli värvima. Kindlasti teie olete ka varem huuli värvinud, ma üldse selles ei kahtlegi, aga võib-olla on väga paljud teist teinud nii, et võtnud huulepulga, lihtsalt huuled ära värvinud ja ongi kõik. Täna vaatame ka seda, kuidas teha püsivamat huult ja selleks on meil siis teile paar trikki. Esimese asjana võtame siis sellise toote, nagu on huulepliiats. Mul on siin selline roosakas ja huulepliiats on siis selline mõnusalt pehme ning sellega siis kaetakse huul üleni, enne kui huulepulka kasutama hakkad. Kui sa hakkad huulepliiatsiga tegema, siis kindlasti tekib küsimus, et kuhu täpselt seda joont siis tegema peab. Kui sa vaatad oma huult hästi lähedalt, siis tuleks jälgida pigmendijoont.
sa näed seda väga ilusti, kui sa ise ennast peeglist lähedalt vaatad, siis täpselt see, kus pigment lõpeb, täpselt sinna see joon ka tuleb. Kui sa seda huule kontuuri teed endale, siis kindlasti ära ürita ühest nurgast alustada ja siis teise nurka välja jõuda. Et tee juppide kaupa. Alusta alati sellest keskmisest kolmnurgast, siis tee alt, siis tee ääred ning siis vii kokku. Ja kui sa peeglist vaatad, siis need mõlemad pooled peaksid olema sümmeetrilised. Kui 90-ndatel oli väga populaarne selline huulemeik, et tehti ääred tumedamad ja seest värviti heledama huulepulgaga, siis praegu selline stiil ei ole enam moes. Nüüd soovitatakse siis huulepliiatsiga värvida ka huul seest ära, et päeva jooksul ka võib-olla, kui sa sööd ja jood, siis huulepulk suhteliselt kiiresti tuleb maha huulte küljest, kuid huulepliiats on palju tugevamalt kinni. Nii et siis ei juhtuks sellist asja, et ainult nii-öelda need raamid jäävad püsti, siis kindlasti värvi ka huulepliiatsiga huuled ära. Huulepliiats peab olema alati hästi pehme ja õrn, et see ei tohiks sinu nahka nagu sikutada või kuidagi ärritada. Nii et hästi kergelt ja tasakesi ja sul on lihtsam värvida, nii kui sa natuke naeratad ja tõmbad selle naha nagu pingule. Kui sul on nüüd huulepliiatsiga kogu huul värvitud ja oled saanud mõlemad küljed sümmeetriliseks, siis sa kindlasti tunned, et see huulepliiats on nagu huule peal natuke selline raske. Või et sa saad aru, et ikkagist on midagi siin peal. Et sellepärast ongi, et ega seda huulepliiatsit päris iga kord kasutama ei pea. Et huulepliiatsit kasutatakse sellistel puhkudel, kui sa lähedki kuskile üritusele, kus huulepulk peab väga kaua peal püsima või mingile üritusele, kus sa sööd ja jood väga palju, et siis sellistel puhkudel on see huulepliiatsi kasutamine väga hea trikk. Aga kindlasti ei ole selline asi, mida sa peaksid iga päev kasutama. Nüüd, kui sul on huulepliiatsiga tehtud, siis see huulepliiats on suhteliselt tugeva pigmendiga, et tegelikult võib siia peale panna vaid kerge näiteks huuleleke ja sellest täiesti piisab. Kuid meie siis kasutame täna huulepulka. Kuigi siis see huulepliiats ja huulepulk ei pea vastama niimoodi täpselt üks ühele värvitoonis, siis sa pead ikkagi seda arvestama, et nad hakkavad üksteist mõjutama. Et kui sul on mingi väga tume huulepliiats all ja sa paned väga heledat huulepulka peale, siis ega see hele huulepulk seda huulepliiatsit ära ei kata, et tekib selline segu. Et aga täpselt üks ühele vastama ei pea, et võtta sellised ligilähedased värvid. Kui sa hakkad siis huulepulka peale kandma, siis kui sul on kodus enda huulepulk, siis sa võid muidugi otse värvida nii, nagu sa harjunud oled. Samas on hea trikk kasutada huulepinslit või siis ka aplikaatorit. Et sellega võib-olla, kui sa niimoodi patsutad huule peale, siis huul on ise natukene krobeline ja tänu sellele sa saad nagu paremini selle värvi sinna huule sisse ja siis jällegist püsib huul nagu kauem. Nii, ma siis võtan siit pintsliga selle peale ja hakkan vaikselt värvima. Kui sul on huulepliiatsiga ilusti kontuur ette tehtud, siis on iseenesest väga lihtne neid huuli värvida. Et peab lihtsalt vaatama, et üle ääre kuskilt ei läheks. Et huulepulga puhul on selline perfektsus väga oluline. Kui teil on siis nüüd huuled ka huulepulgaga värvitud, siis jätke meelde, et te peate vahepeal ka seda kontrollima. Võib juhtuda, et huulepulk läheb näiteks hammaste peale või võib juhtuda ka selline asi, et see huulepulk läheb kuidagi näos rändama, tekivad mingid laigukesed kuskile, nii et huulepulk on kindlasti selline asi, mis vajab tähelepanu. Kui sa oled nüüd oma huuled ära värvinud, siis kindlasti sa peaksid mõtlema ka selle peale, et kuhu sa siis nüüd nende värvitud huultega lähed. Et ikkagist on selline etikett, et selline punane või väga särav roosa huul on pigem selline piduliku ürituse meik. Alati, kui sa valid oma huulepulga värvi, siis vaata, et see siis sobiks kokku ka sinu ülejäänud outfitiga. Et see huulepulk ei tohiks jääda üksikuna kuidagi siia näkku. Et näiteks minul ka praegu on suhteliselt sportlikud riided ja võib-olla siis juke ere punane roosakas huul tundub nagu pisut veider. Et ütleme praeguse outfiti juurde ma valiks võib-olla midagi pehmemat, võib-olla õrna roosat, kas läiget või lihtsalt tavalist huulepalsamit. Nüüd natukene võib-olla räägime ka siis sellest, et kuidas oma huulepulki
hoida. Kindlasti on oluline, et sa teaksid, et huulepulka tuleks ka vahepeal puhastada. Kuna see ots ikkagist määrdub, siis oleks hea, kui sul oleks näiteks paber ja sa vahetevahel siis puhastad seda otsa paberisse. Kui sa tahad huulepulka mõne oma sõbrannaga jagada, siis jäta meelde, et 2 inimest ühte huulepulka niiviisi otse huule peale panna tegelikult ei tohiks. See ei ole lihtsalt hügieeniline. Kui te soovite sõbrannaga huulepulka jagada, siis peale huulepulga otsa puhastamist võite võtta niimoodi seda spaatliga natukene ja nii saab sõbranna hügieniliselt siit huulepulga. Üldjuhul sellised huulepliiatsid, huulepulgad säilivad kuskil 1 aasta. Et väga tihti me kuuleme, kuidas keegi ütleb, et mu huulepulk juba maitseb kummaliselt või lõhnab imelikult, et siis sa oled juba ilmselgelt hiljaks jäänud. Et kui sa oled aasta aega neid tooteid kasutanud, siis peale seda tuleks need tooted ära visata. Kui sul on mingi väga eriline sündmus ja sa tahad, et see huulepulk oleks nagu väga püsiv, siis võib teha ka sellise triki, et sa võtad paberit ja hammustad siia sisse paar korda. Ning nüüd, kui see on muutunud selliseks matiks ja nagu kinni pressitud sinna huule külge, siis kannad huulepulka veel ühe korra. Kui sa oled siia nüüd 2 kihti seda huulepulka pannud, siis kindlasti seda on tunda, et see kiht on siin suhteliselt paks, et jätta siis meelde, et see on sellist tõesti väga erandjuhtudel, kui sellist tugevat huulemeiki vaja on. Matt huulepulk, siis matilt huulepulgalt on väga hästi näha, kui huul on natukene alt kuiv või selline krobeline, siis vaatamata sellele, et me kasutasime ju huulepalsamit alguses, siis ma vaatan, et ikkagist natukene on näha, et huul ei ole päris suurepärases vormis. Nüüd, kuidas seda peita, on väga lihtne trikk. Kui teil on kodus mõni huuleläige, siis saate selle huulepulga peale kanda ka pisut läiget ja võitegi panna siis seda ainult siia keskele. Ja see trikk toimib siis sellepärast, et huuleläige on selline säbruline ja ta muudab siis selle huule pinna ka selliseks säbruliseks ja läikivaks ja läikivalt pinnalt ei ole nii hästi aru saada, et huul on alt pisut katki. Kordame üle 3 olulist meigitrikki, mis sa võiksid tänasest videost meelde jätta. Sa võiksid siis meelde jätta, et huulepulga kasutamine vajab tähelepanu ja kannatust. Esiteks selles osas, et huul tuleks sümmeetriline ja et sa ei värviks üle ääre ning samuti ka selles osas, et kui sa seda kannad, siis ta vajab vahepeal kontrollimist. Teiseks, huulepliiatsit kasutatakse ainult eriliste puhkude jaoks ja selle eesmärgiks on see, et huulepulk püsiks paremini peal. Huulepliiatsit ei ole soovitatav kasutada igapäevaselt, sellepärast et see kuivatab huuli. Seega, kui sa tahad iga päev midagi huultele panna, siis kasuta selleks parem huulepalsamit. Kolmandaks, jäta meelde, et huulepulk peab kokku sobima kogu sinu ülejäänud outfitiga ja huulepulk peab vastama ka sellele, kuhu sa lähed ja mida sa sellel päeval teed. Aitäh, et vaatasid meie videot ning me loodame, et sa said siit uut ja põnevat ise enda jaoks. Kindlasti jälgi meid nii Instagramis, Facebookis kui ka TikTokis. Kui soovid oma meigikatsetusi sotsiaalmeedias jagada, siis kindlasti kasuta #meigipidu. Nii näeme ka meie teie videoid ja pilte. Tšau!